Kormorani kontinentaalne alamliik on viimase paarikümne aastaga muutunud üheks arvukaimaks invasiivseks veelinnuks Eestis. Kui veel möödunud sajandi 80. kormoran pesitseva linnuliigina Eestis puudus, siis 2024. aastal hinnati meil pesitseva kormorani asurkonna suuruseks 86 400 kuni 88 800 pesitsevat vanalindu. Lisaks veel sama aasta ning möödunud paaril aastal koorunud noorlinnud. Kormoran on täielikult kalatoiduline lind ning kormorani toiduvajaduseks on keskeltläbi hinnatud 300 kuni 450 grammi kala päevas. Samuti on üsna selged teadustööde tulemused selle kohta, et piirkondades, kuhu kormoranid oma pesitsuskolooniaid rajavad, saab oluliselt mõjutatud nii taimestik kui ka senine välja kujunenud linnustik. Domineerivate liikide poolt põhjustatud elurikkuse kadu võime näha elustiku mitmetel tasanditel. Selleks, et mõne väga tugevalt domineeriva liigi elutegevus ei viiks pöördumatute režiiminiheteni keskkonnas, viiaksegi läbi teatud asurkondade ohjamist. Vähendamaks seni kiiresti kasvanud kormorani kontinentaalse alamliigi juurdekasvu Eestis asuvatel pesitsusaladel, viiaksegi teatud asurkonna osa ulatuses läbi kormoranide munade õlitamine. Munad kaetakse toiduõliga ja sedasi surmatakse võrdlemisi varajases arengufaasis looted ning piiratakse asurkonna sigimisedukust. Aga praktilisest poolest. Selleks, et kormoranide mune õlitada, on koostatud väga põhjalik juhend ning saadud väga selged juhised Keskkonnaametilt. Kõik tegevused toimuvad Keskkonnaameti järelevalve all, tagamaks, et õlitamise käigus ei kahjustataks teisi kormorani kolooniatega meresaari asustavaid liike, eeskätt linnuliike. Igalt saarelt on lubatud õlitada teatud arv pesi, 74 kuni 93% koloonia kõigi pesade, sealhulgas tühjade arvust. Ning see arv määratakse vastavalt möödunud aastastele seireandmetele. Samuti õlitatakse kormorane vaid neil saartel, kus kormoranid moodustavad valdava osa saarel pesitsevatest lindudest. Saarele minnes tuleb hoolega valida randumisala. Lisaks sellele, et randumine peab olema ohutu saarele saabuvale inimestele, peab silmas pidama ka seda, et mitmed linnuliigid, näiteks tiirud, liivatüll, meriski, asustavad just vahetud veeäärset rannariba. Selliseid pesapaiku, eriti tiirukolooniaid, tulebki randumispaika valides vältida. Tööde läbiviimise ajal on mõistlik kanda kaitseriietust. Mitte üksnes selleks, et kaitsta ennast lindude väljaheidete eest. Olulisem on siin silmas pidada saartel pesitsevate lindude ohutust. Viimasel ajal on just veelindude seas aina rohkem levima hakanud linnugripp ja nakkus edasikandmise vältimiseks on vaja kasutada turvameetmeid. Saarel liikudes ei tohi meelest lasta, et meresaartel pesitsevate lindude pesade ja munade välimus on selle keskkonnaga kohastumise tulemus. Kormoranipesi, mille vanalinnud kuhjavad kokku okstest ning mereheidetest, on lihtne märgata ja ära tunda. Kajakapesad on küll maapinnal, aga enamasti siiski taimedest kuhjatud kenad pesalohud. Pardid ja kurvitsad peidavad oma pesi rohupuhmaisse. Näiteks randtiiru ja liivatülli munad on aga rannaklibust väga raskesti eristatavad. Seepärast on saartel liikudes vaja olla väga ettevaatlik. Iga saarel liikuja peab teadma, mis on tema talla all ja mille peale ta parajasti astub. Linnupesast möödudes astub pesast mööda, mitte pesast üle. Pesalt lahkunud haneliste munad tuleb nende enda pesamaterjaliga kinni katta. Tavaliselt teeb pesalt lahkuv pardimamma seda ise, inimesest põgenedes, aga jää tal selleks sageli aega. Samal ajal tuleb saartele saabudes silmas pidada siia tulemise eesmärki. Eesmärgipärane tegutsemine tagab selle, et saarel pesitsevaid linde häiritakse nii vähe kui võimalik. Selleks töötab õlitamismeeskond vastavalt kokkulepitud tegevuskavale. Igal meeskonna liikmel on omad ülesanded. Olulisim töö on täita kirjutajal. Selleks, et munade õlitamine toimuks eesmärgipäraselt, on vajalik silmas pidada, kui palju ja milliseid pesi õlitatakse. Kõik see tuleb munatäpsusega kirja panna. Liigutakse ühtse rindena. Õlitatud munad saavad märgitud õlisse segatud pigmendiga. Kui munad õlitatud ja kõik kenasti kirja pandud, tuleb saarelt võimalikult kiiresti lahkuda. Ikka selleks, et saarel pesitsevaid linde võimalikult vähe häirida.
Selleks, et kormorani munade õlitamine oleks tõhus, tuleb seda tegevust läbi viia 2 korda. Eeskätt sellepärast, et õlitatud saaks kindlasti õlitatud pesa kogu kurn. Ehk teisisõnu, kui esimeseks õlitamiskorraks ei olnud kurn veel täis munetud, siis teiseks õlitamiskorraks nädal kuni 10 päeva hiljem on kurn juba kindlasti täis munetud ning menetlus katab kogu pesa. Teisel õlituskorral õlitatakse vaid neid pesi, mis esimesel korral õlitatud said. Kormoranide munade õlitamise ajal on hea hetk ka kõik saarel olevad kormorani pesad kokku lugeda. Sedasi viiakse üheaegselt ohjamistöödega läbi ka asurkonna loendus. Kui esmapilgul võib pesade ja kurna suuruste kokkulugemine näida lihtsana, siis suurtes kolooniates on kaunis tõenäoline, et lugemine läheb lihtsalt sassi. Et pesade loendamine sassi ei läheks, kasutatakse pesade märgistamiseks taimset materjali. Nõnda on näha, milline pesa on juba loetud. Pessa lisatud mõned rohelised libled linde ei häiri.